Tere tulemast tagasi minu kanalile, olen Auli ja mul on väga hea meel kohata siin kõiki oma fänne ja tere tulemast uutele tulijatele. Täna ma teen teile ladumise teemal, mis on selles suhtes varjatud, mis on varjul või mis on vale, mida keegi saladuses hoiab. Mida iganes siis ühesõnaga selle suhte saladused. Tegu on kollektiivse ladumisega, ärge võtke seda päris tõe pähe. Meie energiat on niivõrd muutuvad ajas ja tegu on loomulikult ka ajatu lugemisega. Kui te soovite isiklikku ladumist, siis võite mulle alati kirjutada. Minu meiliaadress on siin selle meili, video all auli.maagiline@gmail.com. Ja kui te vajate ka mingil alal nõustamist, siis olen ma väga lahkesti oma oskustega teile siis toeks ja nõuks. Ja ega siis rohkem ei olegi, ma olen väga tänulik kõikidele nendele, kes on minu kanalit tellinud, see on teile täitsa tasuta, iga laigi, iga kommentaari eest, sest see ongi selline vastastikune energiavahetus, sest ega me teeme seda ju kõike siin teile tasuta. Nii, ja hakkame siis vaatama, ma kasutaksin täna ka neid Mystical Oracle kaarte, mida ma tegelikult väga harva millegipärast kasutan, aga need on veel nagu sellised uue välimusega ja ma olen tõesti neid vist ainult mingil 3 või 4 ladumisel kasutanud. Aga täna ma ka kasutan sellest, vaatame. Ja nii nagu minu ladumiste puhul ikka, eks ole, et hakkame siis nii-öelda minema ja vaatama, kuidas need asjalood siis käivad. Vaatame siis kõigepealt alustuseks, et see on siis muidugi inimestele, kes on suhtes, eks ole, ja poisid, kes te mind vaatate, pöörake siis ringi, eks ole, nii et sellepärast, et see ei ole, ma natukene niutan siin seda, ma panin selle teise valguse. See natukene parem, sest väljas on juba pime. Nii, ja poisid keerake siis ringi, eks ole, kui te natuke teid triivab siin, et ma võib-olla kasutan siin liiga palju sõna tüdrukuid või mida iganes. Nii, vaatame, millises energiates siis see suhe siin nagu on hetkel, mida me hakkame vaatama. Selles suhtes ei ole, ma ütleksin, kõik veel mitte kaugeltki kadunud. Aga siin selles suhtes on säilinud kirg ja selles suhtes mõlemad osapooled tegelikult ikkagi ootavad mingeid uusi algusi. Ilmselt nad soovivad seda parandada. Aga siiski istutakse võib-olla hästi palju selles mineviku energias, mineviku mälestustes. Ja see on karikate kuus ja see on mineviku nostalgia meenutuste kaart. Ja siin on hästi tugev energia see. Ma praegu veel ei ütleks, et selles suhtes on kolmandad osapooled, aga siin võib seda olla. Vaatame edasi, kuidas see ladumine hakkab minema. Aga keegi, emb-kumb, ma ei tea praegu. Sellel kaardil on küll mees, kuid tarokaartidel ei ole tegelikult otsest tähendust, ei pruugi olla. Et see on just kindlasti mees energia. Siis keegi vaatab siin selles suhtes juba tegelikult, ma pigem peaksin selle tähenduseks seda, et keegi vaatab juba natukene teise kanti ja natukene energiad on sellest suhtest eemale läinud. Vaatame kõigepealt veel natukene edasi, mis energiates on ja siis hakkame vaatama, mis on selles suhtes varjul, mis on varjatud ja millest siis keegi kumb ei taha siis rääkida või mida iganes. Sauad hästi palju kirge on selles suhtes küll siin olemas. Ja kuigi siin heietatakse
ka äramineku mõtteid, siis kellelgi on väga selline tugev siht ja väga kindel eesmärk ja siht silme ees. Aga selles on hästi palju kirge, selles on tõesti ja hästi palju kirge ja võib-olla on ka see, et et iga nagu selline asi, mida on liiga palju, see hakkab võib-olla lõpuks ära väsitama. Ma ei ütle absoluutselt seda, ma ei eita, kirg peab olema, kirg on väga atraktiivne suhtes, kirg on väga vajalik, aga kui see suhe on rajatud ainult kire peale, siis elu on näidanud tegelikult seda paljude näidete najal, et see nagu ei kipu jääma püsima. Ja keegi tunneb selles suhtes emb-kumb pool ennast ikkagi väga ohvri rollis. Ja puudu, muidugi ei tähista mingit puudut, eks ole, aga ja nendest mõtetest te tegelikult ei ole jõudnud võib-olla veel selgusele, et kõigepealt olete te sedapidi, siis olete te sedapidi ja hästi palju puudu tähistab ohvri rolli. Et keegi tunneb selles suhtes ennast väga ja samas on väga ilus kodukaart. Tegelikult see sauade 4, see tähistab ka hingesugulasi ja teil on tegelikult kõigele vaatamata, et keegi ikka väga tahab sellest suhtest lahkuda. On hästi palju tegelikult ikkagi ka selliseid väärtusi, mida te olete kaks selles suhtes, mis ilmselt on natukene keeruline loonud. Ja tegelikult te naudite, see on kindlasti, päris kindlasti selles suhtes, selles, kes minu ladumist vaatate praegu, on kindlasti rajatud enda kodu. Päris kindlasti, see ei ole mingi üürikodu ja see ei ole ka kodu, mis on olnud väga väikest või väga lühikest aega. Ja te olete kunagi olnud tegelikult seal ikkagi väga õnnelikud ja väga kirglikud. Aga vaatame siis edasi, võib-olla siis natukene, ma võtan praegu 2 seda kaarti ka siia, ühesõnaga sellesse, vaatame, mida need näitavad siis praegu selle suhte, mida me siis praegu vaatame, energiaid. Nii, võtame need siit välja ja siis kellelgi on ikka silmad kinni ja ohvri rollis. Nii, vaatame siis, mida me võime neid pärast ka veel vaadata, nii et see on, sul on tugi olemas ja teine on koge taassündi. Siin on tegelikult võib-olla sellised õpetuslikud nagu sõnad, et tegelikult mina tõlgendan seda niimoodi, et tugi sinu kõrval on sinu partnerist praegu. Mitte keegi muu ei ole selleks, kuigi sul on silmad kinni seotud. Ja sa ei taha seda näha ja sa ei taha võib-olla seda teatud põhjustel tunnistada, aga see tugi sinu abikaasa, sinu elukaaslase, sinu hingesugulase najal on sinu kõrval olemas. Ja see oli siis 12 oli meil siis ja see on nagu koge taassündi. Eeldused on tegelikult olemas, et siin on võimalik kõike nagu veel, ilmselt on kriis siin, eks ole, ja sellest kriisist on võimalik taassünd. Ja kogeda võib-olla uuesti seda, mis oli. Sest tegelikult selles suhtes on olnud väga palju ilusaid aegu, sest need 2 kaarti, kuigi te olete mälestustes võib-olla praegu siin, aga ma ei ütleks, et siin midagi kaugeltki kõik läbi oleks. Aga läheme siis selle suhte ja üldse selle ladumise enda sellise, mis selle pealkiri on, et mis on selles suhtes varjul. Mida varjatakse? Ei vaata praegu seda, kes varjab, kas seda varjab
naine, naispool või varjab seda meespool. Me vaatame, mida kaardid näitavad meile selle kohta, mis on siin selles suhtes varjul. Kuigi kõik kadunud ei ole siin küll mitte niimoodi, et siin tuli karikaid ja suhte ladumises on muidugi kõige paremad karikad, aga ka suhte ladumises väga palju sauasi, eks ole, mis on tegelikult tahtejõud, teis on mõlemis tahe olemas. Nii, vaatame nüüd siis, mis on ja taassünni võimalus, eks ole, ja tugi teie kui partnerite vahel on olemas. Nii, mis on siiski selles suhtes varjatud, sest me hakkasime seda ladumist ju tegema, et mis selles suhtes on varjatud. Vaatame, mida siis kaardid ütlevad meile selle kohta. Siin on mingid juriidilised probleemid. Mitte probleemid, aga ma võtan välja nüüd veel selle. Keegi tahab siit ikkagi natukene nagu tegelikult ikkagi ära minna. Ja võib-olla need mõtted ongi nagu teise eest nagu varjatud. Ja mingi enese kehtestamine on siin väga suur ja enese ees seismine ja enda kaitsmine. Ja kuigi tegelikult see on saatuse poolt määratud suhe teile, nii nagu tuli siin ka, eks ole, see kaart, siis olete te jäänud ja võib-olla te ise ei märkagi, et te olete nagu liiga palju sellises ühes ringis ja see tekitabki teil võib-olla sellist nagu kaitset ja et te peate olema nagu valvas ja kuigi tegelikult siin hakkavad väga kiiresti mingid muutused toimuma ja keegi nüüd kardab siin, et võib-olla keegi kardab võib-olla neid kiireid muutusi, aga kui te ootate neid muutusi, siis need selles suhtes tulevad. Aga ikkagi jah, et mõõkade 7 on ju tegelikult, mõõgad on väga teravad aga mingil määral ollakse juba nagu ma ei ütleks, et siin ei ole ühtegi viite tulnud, eks ole, et see oleks kriis, aga kuskilt tahetakse ikkagi, et nagu midagi häirib ja midagi tahetakse lõpetada ja keegi väga tunneb, et ollakse ikkagi, mis on nagu varjul, et võib-olla tõesti, et oleks aeg nagu aru saada, et tulla sellest ringist välja, kus nagu tammutakse, kuigi maailm on tegelikult eesvalla ja siin võivad olla võib-olla mingid juriidilised probleemid, et siin ei ole võib-olla tasakaal ka päris paigas ja ma soovitaks teha ära tegelikult võib-olla teil siin, nii nagu mul tuli ka seal tulihobuse sõnumites, mida ma tegin siin paar päeva tagasi, et võib-olla tuleks panna nagu lepingutega paika. Võib-olla keegi ongi teinud siin selles suhtes ära oma testamendi, mida siis loomulikult tehakse ka eluajal, eks ole, ja võib-olla midagi varandusega seoses, et keegi nüüd varjab mingit varandust siin või et kas keegi nüüd varjab, et ta on ära teinud testamendi või midagi sellist, aga see ei jää saladuseks, sest väga kiiresti hakkavad mingisugused muutused siin päris kindlasti toimuma. Üks hetk ma vaatan seda ühte asja siit teistest kaartidest. Nii, et jah, et mingid väga kiired muutused ja võib-olla kui keegi tõesti tunneb, et ta tammub siin selles ühes ringis, siis see muutub, siis see päris kindlasti muutub ja siis tõesti mingid kriisikaardid, ma väga vabandan praegust, mul on vaja ühte asja siit, nagu ma ei leia siit teistest kaartidest seda
et jah, et ei, ma ei vaata, tahtsin siit enda tehtud kaardidest tõesti vaadata, aga ma ei vaata. Ma ei leidnud seda ülesse. Ja see ongi nagu niimoodi, et keegi kardab tegelikult võib-olla isegi siin nagu mingi selle saladuse välja tulemist, sest ma küsisin, mis on varjul, eks ole. Siis noh, midagi siin nüüd on varjul, aga meil ei ole praegu nüüd selgeks saanud, et võib-olla tõesti mingisugused juriidilised probleemid, et kas keegi on nüüd abieluvara või seda lepingut ei saa nagu teise selja taga teha, eks ole. Aga võib-olla siin mingi testament ja keegi võib-olla tahab siin nagu ka kuskile laia maailma minna, aga vaatame edasi, et millised saladused nagu, mis on varjul sellest suhtest. Et võib-olla tõesti mingid juriidilised asjad, et õigluse tasakaal. No nüüd tuli küll kriisikaart, jah. Praegu kaldun tegelikult tõesti selle poole, et siin on üks armastuse kuningas. Tegelikult võib olla ka naine, eks ole, sest siin tuli pentaklite 9, see on minikeisrinna. Ja see on tegelikult see naine selles suhtes, poisid pöörake ringi. Naine selles suhtes on väga atraktiivne, ta on väga selline, teate, siin on suhtes 3. Nüüd ma ütlen küll, et siin on 3 ja see ongi varjul ja saladuses ühesõnaga. Sellepärast, et ma hakkasin rääkima siin ja see on väga atraktiivne naine tegelikult, kes siin nüüd on ühesõnaga. Ja ei ole ka välistatud, et siin on tegelikult, siin ei ole tegu armu 3-nurgaga, vaid siin on tegu armu 4-nurgaga. Siin on mõlemitel, sest siin on üks veel väga atraktiivne naine ja üks väga armas karikate kuningas, mis toob alati armastuse, eks ole, ühesõnaga. Ja nüüd ongi niimoodi, et sellest varjamisest, nagu siin nende 3. osapoolte varjamisest on kellelgi pea väga paks. Nii et nüüd me jõudsime siia ja võib-olla siis nüüd hakkame nagu läbi, kuigi muutused toimuvad, eks ole, siis seda püütakse varjata. Ja püütakse tuua tasakaal sellesse suhtesse vaatamata nendele 3. osapooltele. Ja vaatamata tegelikult ikkagi sellele, et selles suhtes ei ole nüüd kaugeltki kõik, kuigi ilmselt siin on tegu nende inimestega, kes on olnud pikemat aega suhtes, kes on loonud oma perekonna, loonud oma kodu ja vaatamata sellele ühesõnaga, et siin ikkagi tahetakse minna nagu ära. Ja siin oli ka see teine 5, kus meil siin nüüd see on. See oli ühesõnaga, küll ma ei hakka siit praegu otsima seda, ühesõnaga, et oli siin ka siis 1, 5 veel ja ühesõnaga sellepärast, ma läksin siia vastu nüüd jälle. Et selles ollakse tegelikult jah, et kellelgi on nüüd küll pea väga paks ja keegi tahab enda kaitseks nagu siin välja astuda ja keegi nüüd ikkagi ei taha. Kumb see on, kas mees või naine, ühesõnaga ei soovi, et siit tuleb välja, sest siin oli 3 ja siin alguses oli ka tegelikult juba 3 ja siin on nagu mees vaatab sealt ülevalt, mängib nagu nende marionettidega siin, eks ole, ja 2 naist on siin ja pea ikka on väga valutab sellest ja 5 on ilmselgelt kriisikaart. Nii et siin nagu ei ole ja keegi siis jah ka puuts peas, ühesõnaga istub siin oma künka otsas ja hästi palju on selliseid neid musti linnukesi siin ümber, linda ümber ja ei taha muidugi üldse, et see kõik välja tuleb. Aga siin ei ole välistatud jah, et siin on, aga 3. osapool on siin nüüd päris kindlasti ja võib-olla on siis ka, et naispoolt võib-olla, et ei ole nagu, sest rohkem kipub olema siin tegelikult, et mehel nagu on, eks ole, ja siis, aga ka väga atraktiivne ja pentaklite 9 on minikeisrinna ja
selle naise elus hakkab mängima rolli ka üks karikate kuningas. Ja et nüüd me jõudsime siia nüüd juba natukene siis lähemale ja mis on siis selles suhtes veel nagu varjatud. Et jah, et keegi nagu võib-olla muretseb hästi palju, kuna on ilmselt kodu ja maja, siis keegi muretseb siin jah tõesti hästi palju nende nagu oma mõtetest tegelikult siiski praegu veel nende juriidiliste probleemide pärast, et kui nüüd ma leidsin selle siit, see on karikate kuu või mõõkade kuus, eks ole, et see keegi ikkagi soovib nagu siit suhtest lahkuda. Nii. Ja vaatame siis veel nagu, et mis on selles suhtes veel nagu siis varjatud ja saladuses. Keegi kõvasti sõnumi nerib. No siin tuli nüüd tuli päris kindlasti ja mõõkade kuninganna tähistab tegelikult ka konkurenti. Nii et siin nüüd konkurent tuli ja no nüüd ma julgeksin küll öelda, et kuulge sõbrakesed, et teil on mõlemil vist sellised suhted siin, sest tuli meile müntide kuningas, pentaklite kuningas, kes ei ole tegelikult mitte kunagi vaba inimene. Nii et ja praegu antud hetkel käib mingi väga suur kommunikatsioon, väga suur sõnumineerimine. Poisid tähendavad alati ka sõnumeid, kommunikatsiooni, sellisest välismaailmast tulevaid sõnumeid. Ja siin on väga palju selliseid, ma ei ütleks isegi, et siin on mitte ainult ühed, vaid siin on väga palju selliseid tegelasi selle suhtega seotud ja need võivad olla ka tegelikult vanemad, see võib olla nüüd ka kellegi poole isa, kes hakkab nagu andma võib-olla siin nõu, et kui see asi nagu tuleb siin välja, mis siin on, aga kuna me küsisime, eks ole, ja selle kaartide ladumise põhiteema oligi selles või küsimus oli selles, et mis on selles suhtes varjatud, siis siin on kõrvalsuhted. Ja mina ei ütleks neist nende puhul, et siin on ühel ainult kõrvalsuhe, vaid siin võib olla ka, et kuhu maani need kõrvalsuhted on jõudnud, jumala eest, see ei pea minema olnud voodini välja, eks ole, sõnaga, aga siin on väga tugevad silmarõõmud nüüd küll kellegil. Vaatame siis, mida need kaardid, tarokaardid ütlevad, peaingli tarokaardid ütlevad selle kohta, mis on selles suhtes varjatud. Jah, üks müntide rüütel siin rotsutab sisse. See on müntide rüütel ja see on kõige aeglasemalt liikuv rüütel üldse, nii et see asjad siin tegelikult praegu seisavad. Nende suhete ja ka nende varjatud asjade poole pealt lihtsalt seisavad paigal. Need ei liigu mitte kuskile. Mitte keegi ei kavatse kuskilt praegu tegelikult kõigele vaatamata ära minna ja mitte keegi ei kavatse praegu ka mitte kuskilt kellegi teise juurde ära tulla. Aga samas nii palju on võimalik saavutada ja te peate tegema väga üksikasjaliku plaani. Ja muidugi ikkagi kaitstakse ja toetatakse siin kedagi ja nii, et siin tuli ka tugi on olemas, eks ole. Et teil on tugi olemas ja usu endasse, kuula oma südant, tee seda, mis sulle rõõmu pakub. Ma ütleksin siin selle teema kohta niimoodi, tee seda, mis sulle rõõmu pakub, kuula oma südant ja tee oma otsus, usalda iseenda intuitsiooni ja sellepärast, et mitte ükski suhe tegelikult ei ole määratud edasi kestma, kui seal on kolmandad osapooled, veel vähem. Lihtsalt elu on näidanud seda ja veel vähem, kui seal on veel
nelinurgad. Teate, kui palju on tegelikult ka armuil nelinurki. Niimoodi, et mõlemad lihtsalt kuidagi on leidnud endale need teised ja siis on see saladuses. Nii et siin on tegelikult saladus raudselt see, et siin on kolmandad, neljandad osapooled. Usalda naine, usalda mees seda elu. Ja kui me vaatame siit eespoolt neid kaarte, mis siit tuli kõik, see on väga palju ilusat. Ja siin on võimalik sellest ringist välja tulla. Teil kahekesi. Kes te olete praegu paar. Aga loomulikult otsuse peate tegema teie ise. Nii, vaatame ühe kaardiga veel ühesõnaga, mis kuhu see nagu siis viib. Perekond. Kukkus üks kaart maha, ma vaatan, kuidas sellega on. Tulge oma illusioonidest välja. Tulge illusioonidest välja nende teiste osapoolte suhtes, mille suhtes edasi väga ilusad uued algused. Ja praegu see kaart ütleb seda, et säilitage see perekond. Ma ütlesin ennem juba, siin on olnud väga palju ilusat, eks ole, ja kõike, kui te vähegi suudate. Kaardid näitavad seda, et te säilitate tegelikult ikkagi enda selle suhte, kus te praegu olete abielus või elate koos. Nii et siin on perekond, väga tugev perekond, siin on lapsed, siin on koer, eks ole, siin on kõik üldse. Vaadatakse väga heade pilgud on suunatud üksteise peale. Selline oli tänane ladumine. Mõelge siis ise, võib-olla see päris lõpp enda jaoks ise välja. Usaldage oma intuitsiooni, usaldage teineteist. Ja kui on midagi päästa, siin on väga palju päästa, siis päästke. Olen Auli, ma tänan teid, et te vaatasite, kuulasite ja kõike ilusat teile edaspidiseks.